täna oleme tulnud vaatama Saaremaa gümnaasiumi 6. lennu revüüd. Kuhu edasi? Aga meie ei tulnud mitte ainult show'd nautima, vaid ainult siin ja ainult täna näed sa eksklusiivseid kaadreid sellest, mis toimub revüü lavatagustes. Tulge meiega. No nii, kellega me siin oleme? Sebastian Blank, mängin Stefan Kangrot. Super. Kuidas teid siis valiti tegelast mängima? Kas te olite castingul või kuidagi see roll tuli ise teieni? Meil oli casting ja siis ma mõtlesin, et ma proovin, katsetan. Kuigi algul ma olin projektijuht ja siis ma läksin sinna. Ja siis mulle öeldi, nad tahavad mind ja siis ma andsin oma projektijuhi ülesande ära. Selleks, et olla siis Stefan. Ja. Super. Aga kas te näete mingit sarnasusi ka siis nagu enda päris isiksuse ja Stefani vahel? Ütleme, et Stefan on umbes minu vanune gümnaasiumi õpilane, ehk siis see on sarnasus kindlasti. Aga isiksuse mõttes ma usun, et Stefan on väga kergesti ärritub. Mida ma nagu temaga ei seosta. Selge. Mõtlen, teil on nüüd juba päris palju etendusi olnud, et kas juba on siuke tunne, et nagu aitab küll, tahaks puhata või on juba veits siuke nostalgia? Ütleme niimoodi, et need etendused on väsitavad kindlasti ja eks ikka vahest on see tunne juba, et nagu see on nii peas ja see on nii läbi mängitud, et väga nagu ei jaksa enam. Aga ma usun, et kui see viimane etendus jõuab, siis ma hakkan seda väga igatsema. Ja. Aga tulevikus, kas sa näed ennast mingis näitevallas tegutsemas? Kas see nagu revüü on kuidagi innustanud sind? See kindlasti on innustanud, aga kas ma päris näitlejaks lähen, ma ei oleks selles nii kindel. Okay. Ja. Selge. Super, aitäh! Väga palun! Vaadake, kui omas maailmas see vend on. Mis tule, ta ei saa midagi vastu seda. Mis asjad teed? Mida sa niilitsed? Tere, kellega on tegu? Tere, ma olen Kaisa, tantsin kõige rohkem, siis ma tegin koreograafiat ja. Kui suur roll on koreograafial revüüs? Ma arvan, meie revüüs on päris suur roll. Meil on hästi palju tantse, hästi palju erineva stiilis tantse, ma arvan, see on nagu üks suur osa meie etendusest. Kas teil on siis mõni kava olnud ka, mis nagu algne visioon oli täiesti teistsugune, et see on nagu hästi palju muutunud revüüprotsessi käigus? Ma arvan, kõige rohkem muutus võib-olla poistetants ja siis vanaemade või nonnade tants. Jah. Aga üldiselt, kuidas te rahul olete kogu selle lõpp-protsessiga siis? Ma arvan, meie kõik tantsijad ja näitlejad ja tegelased on väga palju arenenud selle protsessi käigus ja seda on väga vahva näha, kuidas laval kõigil silm särab ja kõik on väga uhked endale. Aga sa näed tulevikus ka ennast tegelemas koreograafiaga kuidagi? Ja said see revüüst innustust? Pisut kindlasti, see pani mõtte pähe. Nüüd tuleb kaaluda teisi variante ja siis see nagu andis kogemuse ja nüüd ma tean nagu, kuidas see välja näeb ja kindlasti see andis nagu julguse võib-olla sinna poole vaadata. Me oleme siis kinni püüdnud nüüd bändisid. Nii, kiire tutvustus, kes olete, mis teete? Ma olen Tavier, üks bändi juhtidest. Pääsu on minu kõrval. Tere! Ta on mu kaasbändi juht. Ja mis te mängite siis? No siin on vist aru saada juba. Ma mängin pilli,
kitarr laulan ka. Ma mängin klahvpille. Selge. Kuidas siis teie nagu revüübänd kokku sai, et kas seda oli raske kokku panna või tuli kohe väga nagu iseenesest? Kõigepealt oli esiteks Laine Lehtu poolt korraldatud koolis väike audition, kust osad võtsid osa. Ja läbi selle said bändi, aga enamus ma kas ise kirjutasin neile või siis kutsusin ise. Võib-olla palusin natuke mõnda. Kuidas teie lood valite, et kas lavastus andis teile ette, mis te peate tegema või te saite ise ka valida? Ma ütleks, et umbes 100% ulatuses lavastus ütles meile, mida me peame tegema. No, mitte päris, aga enamus. Umbes. Jaa. Et lavastus ikkagi, neil oli see lõplik sõna, aga me saime pakkuda neile mingid loo variante. Ja kuidagi siis saime kokku selle, mis meil praegu on. On teil endal mingi lemmiklugu ka, mida esitada? Mul endal kindlasti oma looming. Mulle meeldib Killing Me Softly. No nii, kuidas on tunne etendus kohe läbi? Kas te olete juba tüdinud sellest kõigest või on hea meel, et saab läbi? Paneks veel. Väga kurb on. Kurb on, jah. Mis on teie protsessi, revüü valmistamise protsessi lemmikmoment olnud? Kas proovid, esinemine, peaproovid või mis? Esinemine. Rahva esinemine on väga vinge. Kas te soovite, et tuleks ka lisaetendused või tahate kunagi ise ka kuidagi rahva ees esineda rahvatantsus või mingil muus viisil? Pigem loodaks enda lisaetenduste peale. Ja võiks olla rohkem lisaetendusi ja ise küll mingi rahvatantsu ei hakka tegema. Kellega me oleme siin? Lisette. Hondar. Ja mis te teete siin revüüs siis? Meie oleme lavastuse juhid. Kuidas teie lugu üldse sündis? No eks ikka nagu revüü, ma ei tea, istusime suvel koosolekul maha ja siis hakkasime arutama ja augustiks oli lugu olemas. Ja meil oli suvel nagu arvamusi väga-väga palju ja siis lõpuks ajapikkun koorus sellisel demokraatlikul viisil lihtsalt meie praegune mõte. Me rääkisime enne bändiga, nad ütlesid, et lavastus valis ka enamus teie lauludest, et kuidas see valik toimus? Ma ei tea, kõik lasid enda playlistid ringi käima ja siis meil oli enam-vähem nagu iga stseen oli paigas ja siis otsisime laule, mis sinna parasjagu sobivad ja mis võiks bänd ära mängida. Ja ma võiks ka öelda, et nende lauludega on nagu, tekib taoline efekt nagu armastus esimesest silmapilgust. Sa nagu mõtled korraks lavastuslikult selle loo peale ja siis kui sa kuuled seda muusikat seal tagasi, sealt käib nagu see nii-öelda klõks läbi ja siis jep, see jääb.
näiteks kõige esimese lauluga oli nõnda, et me istusime koosolekul maas ja siis vaatasime enda playlisti ja siis järsku ma lihtsalt nagu kõrvaklappidest tuli see lugu ja need sõnad sobisid nagu täpselt sinna ja siis jah, nii see läks. Mis lauluga tegu oli? Põhja-Tallinna ei ole mul olla. Davai. Kuidas näitlejate valik oli? Me tegime pika ja raske töö ära selles mõttes, et me korraldasime castingu ja sinna said siis kõik vabatahtlikud tulla, kes parasjagu täpselt tundus, et see roll oleks neile ja siis sama hästi me kirjutasime ka erinevatele inimestele, kes olid lavastusele silma jäänud ja siis said seal igasuguseid ülesandeid teha ja parim võitis. Just, ma saan ka öelda, et tihtipeale nagu lennus leidub, eriti kui on nii palju inimesi, mingi 135 on vist meid kokku, siis leidub alati mingi inimene, kes on nagu perfektselt valatud just nimelt oma rolli ja need isikud me välja sealt noppisime. Kas stsenaariumis oli mingi koht ka, mida te pidite muutma, sest te kartsite, et publik ei saaks aru sellest? Mingeid kohti kindlasti oli. Ma ei tea, tuleb sul mingi meelde? Midagi spetsiifilist ei tule, aga Küll me näiteks pidime Kadri soovil, kuna meid on ikkagi rekordarv, siis me pidime 2 stseeni ja 2 tantsu juurde mõtlema keset novembrikuud. Et jah, 2 kuud esikani. Jah, ja kuna meie peaosatäitja ootamatu vigastuse pärast pidime ka päris palju olukordi ümber mängima ja leidma uusi lahendusi, nii et kindlasti ma arvan, et neid saab ka liigitada selle alla. Ja kuidas siis lõpptulemusega olete rahul? Mina olen vägagi rahul, mulle ei mahu siiamaani pähe see, et inimestele läheb korda, mis me tegime. Suurepärane tunne, ma ütlesin seda ühe korra varem ka, ma tunnen ennast nagu noor isa ja see kogu revüü on siis minu väike beebikene nii öelda. Super, aitäh! Kellega me siin oleme? Ma olen Eva-Lotta, ma olen kõrval peategelane. Kuidas see roll sinuni jõudis? No kuna ma ise olin lavastuse meeskonnas, siis ma teadsin, kes meil siin need karakterid tulevad ja lavastuse juhid kirjutasid mulle, et äkki ma tahaksin proovida ja siis ma läksin castingule. Aga teil on nüüd üsna palju etendusi juba olnud, et kas nagu on siuke tüdimus ka juba või on just siuke nostalgia pigem juba? No mingil määral tüdimust ikka on, keha on väsinud, tahaks puhata, aga see koos viibimine siin ja see kõik lihtsalt inimesed, need on kõik nii toredad ja ma arvan, et nostalgia hittib ühel päeval ikka korralikult. Kas sul on mingi lemmikhetk olnud terves selles protsessis alates sellest 10. lõpunädalast kuni nüüd siiani? Lemmikhetke, neid on palju. Alustades meie siin nimeliste näitlejatega, kes meil siin on, et siin iga kord juhtub midagi väga põnevat. Et jah, et kellel siin lähevad püksid märjaks enne lavale minekut ja kes tuleb natukene võib-olla sinisema näoga kohale kui keegi teine ja et jah, et siin nagu neid apsakaid ja asju ikka on, et see on nii vahva. Super, aitäh! Palun! Ferrari, we're gliding, close by, but you will find, and this is slow by. That's when I forget to speak, so I text the speed, less the speed, text the speed, yes. It takes its toll on me eventually, yes. I know eventually, yes. Spending each day of the year, white Ferrari, oh, good times,
nii, tere! Kellega me siin oleme? Karola. Ma olen Rasmus. Kas te olete esimest korda revüüd vaatamas? Ma isiklikult ei ole päris mitu korda juba näinud. Ma olen küll esimest korda. Ja kuidas siis on praegu tunded? Te olete poolt etendust näinud? Mis on tunded? Tõesti, fantastiline, imeline, väga vinge. Ma olen väga positiivselt üllatanud, et ma tulen üldse Tallinnast ja meid kutsuti kaasa, et ma olen nagu väga positiivselt üllatanud, et mulle väga-väga meeldis see nii. Seal on midagi, mida ei osanud üldse oodata? Mingi üllatus? Ma ei oleks üldse oodanud cheerleadimist, et varasemalt on olnud igasuguseid tõsteid, aga seda, et päriselt cheerleading oleks ka sinna juurde toodud, oli täiesti uus. Ei muld suht samad sõnad, et see cheerleading oli väga-väga võimas. Super, aitäh! No nii, kes meil on siin? Emma-Liisa Nellis. Kuidas sulle siiamaani meeldib? Väga tore on, mulle väga meeldib. Sul on ka võrdlus eelmise aastate revüüdega, et oskad sa neid kuidagi võrrelda, on nad üldse võrreldavad? Ma arvan, et ükski revüü ei ole võrreldav, sest igas revüüs on siuke oma tugev hing sees, et siin ei anna nagu võrrelda mitte midagi. Aga on selle aasta jooksul midagi täiesti teistsugust, mida sa varem pole näinud? Ma ütleks, et lugu on noortekeskne, et muidu räägitakse alati täiskasvanud inimestest, aga seekord räägitaksegi noortest ja noorte probleemidest. Super, aitäh! That was an experience. Kellega me siin oleme? Mina olen Merle. Ja palju te olete siis seda revüüd näinud juba? Ikka olen, ma arvan, et etendustes äkki see on 3. või 4, ma isegi ei mäleta, aga ma nägin ka proove mõningaid. Ja mis siis kogu aeg siia tagasi toob? See on lihtsalt nii hea lugu, mulle väga meeldib. Oli midagi üllatavat ka võrreldes eelmiste aastatega? Kõik revüüd on omanäolised, selles mõttes, et igas revüüs on mul alati mõned lemmiknumbrid, mõned lemmikstseenid, mõned lemmiktegelased, et selles mõttes neid ei saa niimoodi võrrelda, aga lihtsalt ka see revüü on väga hea. Ja lisaks see on minu lennurevüü, selles mõttes, et ma olen lennumentor, et sellepärast on väga äge oma noori laval näha. Aitäh! Nonnade kööginurk. Nii, me oleme kinni püüdnud nüüd kohviku. Kuidas teil tuli siis siuke otsus, et te tahate olla revüül just need, kes panustavad kohviku poole pealt? Mind lihtsalt otsiti üles ja küsiti, et kas ma viitsin tegeleda ja siis aga ei, muidu ma mõtlesin ise ka, et kuna mulle meeldib küpsetada, siis jah, et see on midagi sellist, mida ma tahaks teha. Ja mul on põhimõtteliselt sama vastus, et mulle meeldib küpsetada ja siis ongi Kendra küsis, et kas keegi teise tahab kohvikusse tulla ja meil aga jah, ma olen nõus. Ma isegi ei mäleta, milline neist küsis mult, et kas ma tahan kohvikusse tulla, aga loeti nimed ette, kes juba on, ma mõtlesin, et nii ägedad. Kindlasti tulen nendega. Mult küsiti, et kas ma soovin seda juhendada ja siis ma nagu olin nõus, sest mul pole siin nagu suht palju teha ja siis kohvik on väga tore olnud. Okei, aga kes meist siis nagu kohviku alguse pani, sellepärast, et mind kutsuti ka lihtsalt. Ma tulin kohvikusse rohkem sellepärast, et mul oli algselt idee, milline see disain meil võiks olla. Ja seltskond on super. Ehk siis me ei tea, kes algatas selle kohviku, aga neid kõiki kutsuti sinna. Mis teie enda lemmiktoit on, mida te pakute kohvikus? Romi tiramisu. See võiks olla minu viimane toit siin maa peale. Mul on ka tiramisu. Mulle meeldib mu tiramisu. Ma pean nõustuma tiramisu. Ma ütlen sama. Nüüd te teate, mida osta. Või see video tuleb välja siis, kui revüü on läbi, aga teil on hästi teemakohane ka see kohvik, et läheb kõik kokku teie revüüga. Et kuidas see idee sündis? Ma ei tea, kes tegi seda? Mina ütleks, et Tuule suhteliselt algatas selle nonnade köögi idee, ja siis me arendasime sealt seda edasi, et Rumi teeb meil imelised need hinnasildid, mis on väga kohased meie ühe selle laudlinaga ja siis sealt see suhteliselt kasvas. Kas kellelgi on veel midagi öelda?
Kusjuures esimestel etendustel me isegi proovisime seda, et me ise oleme nii-öelda need siis vanaemad ja tegime hääli juurde ja lõbus, aga see suri suht kiiresti, sellepärast et meie ei saanud aru, mida meilt küsiti ja nemad ei saanud aru, mis me rääkisime vist ka midagi. Ja see võttis lihtsalt, kuna Kohvik ise on ka väga kiire, väga aega või nagu kiiresti tegutsemist nõudav, siis rolli mängimine ei läinud väga siin sellega kokku. Super, aga aitäh teile ja edu. No nii, kes meil siin on? Sofia. Katerin. Marilen. Kuidas teile meeldib siiamaani? See on minu 4. etendus juba ja mulle siiani väga meeldib. Mina käisin esikal ka ja minu arust see on väga hea ja ma olen nagu väga seda arengut näinud, et on arenenud. Mul on 3. kord, ma käisin siin peaproovi ka vaatamas, nad on väga palju arenenud ja mulle väga meeldib ja mul ei ole mitte midagi halba selle kohta öelda, mulle väga meeldib. Kas te oskate võrrelda ka aasta eelmiste aastatega kuidagi? No eks igaüks ju ikka ütleb, et meie revüü on kõige parem, on ju, et nende enda revüü on kõige parem, aga ma arvan, et see kindlasti seadis selle lati väga kõrgele nagu järgmiste aastate suhtes, et väga hästi tehtud ikkagi ja nagu kuna kõik on nii erinev, siis ei saagi eriti nagu võrrelda niimoodi. Ma arvan ka, et neid ei saa nagu niimoodi kõrvuti panna, aga jah, et latt on nagu järjekordselt kõrgemale seatud. Ja mina olen ka nõus, ma vihkan viimane olla, ma ei oska midagi öelda, aga jaa, latt on väga kõrgel, neil kõigil on olnud oma nägu ja ma arvan, et see on kõige tähtsam ning, et võrrelda ei ole isegi nagu mõtet neid omavahel. Kas teil on mingi lemmiknumber või lemmikava ka tekkinud? Mulle väga meeldib see Lase mul olla mina, see on väga lahe minu arust ja see duotants, kus nad tantsivad, see peategelane ja siis see tüdruk peategelane, et see on niisugune väga romantiline ja väga ilus. Mulle meeldib see Kuulaja tagasi väga ja siis ka see duotants. Issa, mul on nii palju. Naiste strip, meeste strip, see mellede tants, siis see Kuulaja tagasi, siis see duotants mulle väga meeldib ja siis see cheerleaderite oma ka, sest et seda pole kunagi olnud, ma arvan, see on nagu üli ilus. Kes meil siin on? Kristel Kallus. Kuidas sulle siiamaani meeldib? Mulle väga meeldib, hetkel olen 3. etendusel ja siis laupäeval mul on 4. etendus ka veel. Kas eelmiste aastatega võrreldes on midagi, mida sa kunagi varem näinud ei ole? See on väga hea küsimus. Võib-olla see, et nagu nad on hästi palju rõhku pannud just võimlemiskavadele, et ma enne pole nagu nii väga märganud seda. Aga selles suhtes, et kõik nagu revüüd on omanäolised ikkagi, et ma ei saa väga võrrelda teistega ikkagi. On sul mingisugused lemmiknumbrid ka tekkinud? Võib-olla natukene, aga mulle väga meeldib see oota, ma kohe ütlen, Lase mul olla mina, see tants meeldib mulle täiega. Rahvatants on väga hea muusika peale üles ehitatud ja nagu see teine nagu pool üldse nagu revüüs, see on nagu ka mu arust nii hästi üles ehitatud, aga tegelikult mulle meeldib kõik tantsud, nagu iga tantsuga tulevad lihtsalt nagu külmavärinad peale, nii hea on lihtsalt. Super, aitäh! Nii, me oleme nüüd leidnud revüü juhi ülesse, Katrin Linde, tere! Tere! Kuidas see juhi roll üldse sinuni jõudis? No natukene üle nurga,
suve alguses, kui meil oli revüünädal, siis kaotasin meie peategelasele Sebastianile 1 punkti võrra. Aga siis, kui Sebastian sai teada augustis, et saab peaosa rolli, siis ta mõtles, et annab selle projekti rolli mulle, et ta saab rohkem peategelase rollile keskenduda. Kas see nagu unistusprojekti juhiks saada oli sul siis juba pikemat aega või tekkis nüüd siis kevadel selle valikursuse jooksul? No kui ma ausalt ütlen, siis 2 aasta eest, kui ma oma venda vaatasin revüüs, siis mul tekkis ikka see mõte, et issand, kui äge oleks seda kõike nagu, no nii enam nagu teha, aga nagu juhtida. Aga siis, kui ma äkki siuke 8-9 olin, siis ma küsisin oma sõbralt, kes tol aeg tegi siis revüüd, teie revüüd siis minu arust. Siis ta ütles, et ai, maakaid vaata ei võeta sinna, see on linnakate töö ikka. Aga kui meil oli revüünädal, siis umbes 2 minutit enne, kui see debatt algas, siis ma olin nagu, mis seal ikka, kuule, ma lähen teen ära ja vaatab, mis saab. Kas see kogu protsess on siis nagu kujunenud raskemaks, kui sa arvasid või kuidas see on? Pigem täiesti vastupidi. Mulle räägiti kõik, et see on nii raske ja lihtsalt nii suur koorem ja lihtsalt väsid ära ja koolitöö kõik nagu kannatab kõik see, aga mu jaoks oli pigem siuke mõnus vaheldus koolist, et mulle nagu hästi meeldib teha selliseid asju ja siis oligi, et kui mul nagu muidu vaba aeg mulle nagu üldse ei meeldi, nagu kui midagi on teha, siis ma nagu tahan teha seda ja sellist pigem oli siuke puhkus mulle. Mis su peamised rollid üldse on siis nagu juhina? Mis sa teed siin? No muidu ma tegelesin hästi palju proovigraafikutega, siis vaatasin kõik tiimid, teaksid enda asju, jagaksin infot, võtan infot vastu, vaatan, et kõik sujuks ja keegi kuskile unarusse ei jääks ja sellised nipet-näpet igal pool, mis selle protsessi ikka lõpuks kokku tõid. Me oleme siin nüüd küsinud erinevate revüükate käest, et kas nad juba ootavad lõppu või pigem kurbus hinges, et kuidas siis sul on kogu selle nagu koormal, mis nüüd sul on olnud? See on täpselt nagu enne esietendust, ma ei tunne, et see ei ole võimalik, kuidas see juba algab, et üldse ei ole seda tunnet, et see on nagu algamas ja praegu on täpselt see, et ma ei ole nagu tunne, et lõpp oleks käes, täiesti siuke mõtlematu, ma ei saa üldse aru sellest, aga mis teha. Ja on sul, kui praegu seda vaatab mõni siis tulevane revüükas, kes veel mõtleb, kas tulla revüüsse või mitte tulla ja kas minna korraldusse või mitte, siis on sul neile mingid nõuandeid? Esiteks ma ütlen, et kindlasti minge, nagu ausõna, see on nii äge, lihtsalt see annab nagu nii palju kogemust, me kõik oleme täiesti teised inimesed, aga mu nõuanne oleks seda, et võtta seda rahulikult ja selge mõistusega, mitte liialt ennast stressi ajada või pingesse mingite väikeste äpardustega, mis võivad tee peal juhtuda ja lihtsalt korra hingata, mõelda ja siis asjaga edasi minna, sest et tegelikult lõppude lõpuks see kõik laheneb väga ilusasti. Super, aitäh! Siin te näete revüükaid, kes ei taha meile intervjuud anda. Aga siin te näete Bertat, kes tahab meile intervjuud anda. Nii, Berta, kuidas on tunded, kui hakkab teine pool? Ma arvan, ma hakkan nutma varsti, kuna see saab läbi kõik. Mis su lemmikhetk on kogu revüüst? Ma arvan, et see, kuidas me kõik koos ikkagi nagu naudime seda etendust. Kes te olete ja millega tegelete? Mina olen Tuula Kalamäes ja ma olen näitlejate mentor. Ma olen Anna Hamburg ja ma olen ka näitlejate mentor. Milline näitlemistseen on teie lemmik? Jõulud on minu lemmik, ma arvan. Seal on nagu natuke nalja ja natuke siuke tõsine ikkagi. Mulle tegelikult kusjuures väga meeldivad ka kõik need
trennis stseenid, kus on siis Kirves ja Stefan ja Timmu karakter, et seal on nii palju erinevaid osasid, pluss ka alati on hästi tore, kui muidu me tegelesime, ütleme seda näitlejate tuumikgrupiga, aga meil on ka väga palju taustanäitlejaid, et siis nii-öelda tegeleda nendega ja sealt tuli ka väga palju põnevaid karakterid välja. Kellega me siin oleme? Ma olen Siim Otsvelt G2K klassist. Mis su lemmikhetk revüüs on? Võib-olla lemmikhetk revüüs on poiste tantsu kõik osad. Mis pidi sul valgust normi? Sul on väga huvitav tegelaskoju. Kuidas see sündis? Ma täpselt ei tea, aga ma läksin koosolekule peale 2 puudumist, mitte ülelaskmist. Ja siis mulle öeldi, et ma olen nüüd näitleja. Küsisin, mis näitleja? Ütlesid, et siuke veidi värvikas fotograaf Lorenzo. Ütlesin, ju siis. Kas sa tunned, et nagu sa oled päriselt ka sarnane oma tegelaskojuga? Üldse mitte. Okei, aga kuidas sul tunne on? Suht viimane etendus juba peaaegu, et kas sa oled juba kurb, et saab läbi või tahaks veel? No praegu nagu on siuke tunne, et nagu teeks veel. Ja ma arvan, et reedel on ka siuke tunne, et teeks veel. Aga üks hetk nagu kindlasti tuleb see tunne ka, et üldse ei viitsiks tegelikult enam. Aga kuidas sa oled hästi nagu vaba, kui sa mängid? Kuidas sa suudad olla publiku ees siuke? Ma ei tea, mingi head näitleja geenid või midagi. Davai, super. Õnn näitas tüdrukul päikest ja lilli ning lihtsus
jutust ja iluses maailmaloos. Armastus mängis tal hõõguvat pilli, mille keel hoiab südameid koos. La liiluli, la liilula, la liilula, la 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 la. La liiluli, la liilula, la liilula, la 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 la. Nii, üks küsimus on veel, jah, täpselt. Mis on sinu post-revüü meal? Kiirnuudlid. Muna, mingi 6 tükki või midagi sellist, ma ei tea. 6-7 muna, imeline. Mis on teie post-revüü meal? Spaghetti bolognaga. Mul on šokolaad. Šokolaad on väga hea, sina? Olereksi kebabiwrap. No ma lähen koju, teen endale praekartulit ja liha ikka. Stefan, tähendab Sebastian, mis on teie post-revüü meal? Lihapallid, sest et iga kord, kui me olime proovides, siis ma ostsin poest lihapallid, olid odavad head ja seda sai kiloga osta Maximast, soovitan. Oh my god, ma reaalselt lähen koju nälgima lihtsalt praegu. Mul ei ole kodus mitte midagi. Post-revüü meal või? Jah. S-burger, ilmselt midagi S-burgeri menüüst. No see, mis Emps kodus teinud on. Imeline, Empsi tehtud on alati parim. Ei, kunagi ei ole pärast revüüd kodus midagi süüa. Ma lihtsalt iga päev lähen koju ja nälgin. Oi, S-burger on äkki veel lahti. Maxima meie lootus, ainukene lootus. Maxima väga, me käisime ka oma revüü ajal. 3, 2, 1, apelsinimahl ja õllesigarid.